Eesti rannikumatk episood 5. Valastejoa matkarada oli meie järgmise päeva alguspunkt ja ilm oli võrreldes eilsega palju halastavam. Tuul oli ööga tõusnud ja sellega koos ka vesi, mis tähendas, et liivariba, kus eile kõndisime, oli nüüd vee all. Tuli hakata taas ronima või laineid lugema, et õigel ajal ümber puusodi joosta. Leidsime seekord stoppmärgi asemel saksakeelse pusle ja mitu hiinakeelsete kirjadega veepudelit. Üleüldiselt võib antud matkapäeva esimese poole kokku võtta järgmiselt. Ronimine ja lained, lained ja ronimine, liiv, lained, liiv, ronimine, betoonkai ja suured lained, veidi liiva, kivid, ronimine, roomamine, liiv, lained, puud ja pihlakad, surnud kull, lained, surnud hüljes, lained, surnud kotkas, ronimine, lained, ronimine. Lõpuks jõudsime randa, mis mõjus jalgadele hästi ja kus oli välja arendatud täitsa korralik taristu. Olemas oli saun, pingid ja võrkpalliplats.